Eesti koondise treener Rainer Vassiljev, meie võrkpalliaasta suursündmus on kohe-kohe siin. Oleme jõudnud Itaaliasse, Torinosse. Palun räägi natukene lähemalt, kes ja mida kujutavad endast Itaalia, Horvaatia ja Prantsusmaa, kellega me B-alagrupis mängima hakkame. Kui me lühidalt kokku võtame, siis arvan, et see meeskonna selle alagrupi kooslus on nüüd selline, et kaks meeskonda mõtlevad finaalipääsu peale, kui nüüd sõnastada üldse konkreetsed eesmärke, ehk siis kogu turniiri finaalipääsu peale, ja kaks meeskondaga mõtlevad kindlasti edasipääsu peale alagrupist. Ja kui nüüd võtta nad nagu ükshaaval väga üldise iseloomustusega läbi, siis Itaalia puhul on selgesti toetutakse kahele mängumehele, Zaitsev ja Antorena. Selles mõttes kõik, mis puudutab rünnaku lahendusi, kõik, mis puudutab siin samamoodi ka servi efektiivsust, suuresti tuginevad nendel kahel mehel. Nende trump on, mina ütleks, et ikkagi teadaolevalt neil väga noor sidemängija väljakul ja meeskond tegelikult toetab seda sidemängijat väga hästi. Et ei saa nüüd öelda, et sidemängija mängib nüüd kuidagi müstiliselt oma vanuse kohta ja nii edasi. Et loomulikult väga korraliku klassiga sidemängiga tegemist, aga eelkõige on minu arvates just nende võistkonna tugevus siin viimasel kuul, 1,5 kuul olnud selles, et meeskond toetab seda sidemängijat ja sidemängija eksimuste korral üritavad vältida vigu ja parandada sidemängijat. Prantsusmaa on ka neil omad nii-öelda mängijad, kellele tähelepanu pöörata, aga mina ütleks, et Prantsusmaa võistkond on tublisti ühtlasem rünnakute koha pealt ja nende suurimaid plusse on just esimene puude, et arvad siin Prantsusmaa läbi suve, mis nad siin maailmaliigat mängisid ja tegelikult ka varasematel aastatel, neil on väga korralik vastuvõtt, nii planeeriva kui hüppelt servi vastuvõtu puhul on neil väga korralik kindlus ja sealt algab nende mäng algab sealt. Sellest lähtuvalt saavad nad kasutada oma võimsaid tempomängijaid ja tegelikult seda päris ohtralt, et nendega nii-öelda mängimine ka taktikalises mõttes on kindlasti väheke keerulisem kui Itaaliaga mängimine. Et kui siis Prantsusmaal neid lisakäike on seal nii-öelda rohkem varuks. Ja viimane vastane Horvaatia, nagu ma ütlesingi, kindlasti mõtleb samamoodi edasipääsu peale, panustanud tublisti sellesse, et seda saavutada, sest on kaasatud ka siin 2-3 vanemat mängumeest, kes siin varem on juba koondisest loobumise mõtteid mõlgutanud. Ühesõnaga kõik oma väed on nad kokku võtnud, mängustiililt tublisti erineva, nii võrreldes Prantsusmaa ja Itaaliaga mõlemaga, mängivad rohkem ei saa nüüd öelda, et nüüd aeglast võrkpalli, aga kindlasti mitte nii kiiret kui nüüd kaks esimest võistkonda. Toetuvad samuti oma vanameister Omritseni peale päris palju. Tempomängijad, kui me siin võtamegi võrdluse Prantsusmaaga, siis ka suured kujud seal keskel küll, aga tublisti aeglasemad. Ja siin võib-olla on neid küsimärke, et mis koosseisuga täpselt nad mängima hakkavad, kuna nendest kõige vähem infot meil hetkel kätte saadav, aga selle koha pealt võime olla nagu rahulikumad, sest et nemad mängivad enne 2 mängu juba siin Prantsusmaa Itaaliaga ära ja siis kindlasti ka meie pilt selge, millised nad täpselt siis välja nägema hakkavad sellel turniiril. Ja kuidas on meie meeskonna seis täna päev enne homset avamängu? Meie meeskonna seis on täitsa kontrolli all hommikune, ehk siis tänane treeningkord tehtud. Selles mõttes sobib väga hästi meie tavalisse treeningplaani samamoodi. Oleme kasutanud hästi palju seda, et nüüd siis päev enne mängu teeme hommikusel trenni ära, õhtupoole on vaba ja siis nagu ikka tavaline mängupäev, hommikune trenn pluss siis mäng õhtul. Et selles mõttes oleme igati rahul selle graafikuga. Terviseprobleemid ka. Henri Treial olukord muutub paremaks ja usun, et oleme homme kõik mänguks valmis.
aitäh, edu!